Tere sõbrad! Kätte on jõudnud kaua oodatud päev, õigemini küll jõuab see päev kätte homme, kui saabub müügile kaua oodatud konsool Sony PlayStation Vita. Ja siin on Jan, kes juba õhinast väriseb rääkida meile sellest. Jah, ma siin olen nädal aega juba seda testinud, nagu näete, habe on ajamata. Ööd ja päevad on nagu testitud uut konsooli ja müügile jõuab homme 2 versiooni, on tavaline Wi-Fi versioon ja tavaline 3G versioon. Mis asi on siis PlayStation Vita? Siia kõrvale mul on pandud ka konkurendid, et kui see on siis see vana PSP, siis siin tema peal on kohe PS Vita, mis on nagu näha suurus natukene suurem. Võrreldes nüüd vana PSP-ga hästi natukene on ta õhem ja kõige üleval on siis tema praeguse generatsiooni kõige suurem konkurent ehk 3DS, millega ta peab siis nii-öelda head to head minema, kellel siis nagu müügid paremad on ja kumb siis parem konsool on. Vast kõige erilisemaks teeb see, et tal esiteks on puutetundlik ekraan on siin peal, see on siis mahutundlik ja samamoodi puutetundlik ala ka siin all, ehk siis on 2 puutetundlikku ala. Mängudes on võimalik kasutada mõlemat korraga, kas osad mängud siis nõuavad see, et kasutame pealt kui ka alt mõningaid funktsioone või siis on võimalik sul täiesti mängida puhtalt ainult nuppudega, et see ühtegi puutetundlikku funktsiooni ei kasutagi. Olen muidugi mängudest. Mis need tehnilised näitajad on? Need on ülivõrdes nagu Sonyle nüüd kohased? Põhimõtteliselt küll jah, et sisse on ehitatud 4-tuumaline protsessor, 4-tuumaline graafikaprotsessor, kõik tuled, viled, mis väegi võimalik külge panna, GPS, Wi-Fi, siis ka 3G, gyroskoop ja mis on veel kõik. Ta on siis nagu põhimõtteliselt võib lausa öelda, et ikkagi selline korralik kaasaskantav arvuti, nagu nad nüüd on kõik, et sa saad teha taga siis kõiki asju või mitte ainult mängida või? Põhimõtteliselt ta ideeliselt kujutab küll endast sihukest nii-öelda tahvelarvutit juba, aga peamine eesmärk on tal ikkagi mängimine. Aga kuidas siis sul muljed on? Sa oled nüüd siis 3 päeva või ma ei tea juba mitu päeva siin tõesti abed kasvatanud ja mänginud. Nädalakene tuleb kokku. Et on nüüd siis tõesti põhjust nii-öelda pidutseda? Kindlasti on, et mänguritele ta kindlasti on väga huvitav riistapuu, et võrreldes nii-öelda vana PSP-ga on graafiliselt on ikkagi edasiminek on väga tugev. Ja Sony lubadused, mis selle konsoolile nagu tulema hakkavad, et siin hakatakse portima konkreetselt nagu PS3-le tehtud mänge juba PS Vita peale, siis võib tast tulla päris hea konsool. Ainuke miinus, mis mina tema juures olen leidnud, on siis see, et akukeskus ei ole just see, mis ta võiks olla. Et kuna tegemist on ikkagi kaaskantava konsooliga, siis ma tahaks sellega mängida tunde, mitte paar tundi. Okei, akut saab vahetada vähemalt? Ei aku on täiesti sisse ehitatud, seda ise mitte mingit moodi vahetada ei saa. See on siis tõesti nagu nõrk, et sa pead siis laadima. Laadija on tal täitsa oma standard jälle või? Jah, oma laadija on ka veel laua peal olemas, et saab laadida kas läbi USB või siis konkreetselt vooluvõrgus. See tähendab seda, et vana PS-i laadija ei sobi, see pulk ei sobi. Aga laadimine on üllatavalt kiire, et kuskil, kui aku täiesti tühjaks mängida, siis on kuskil keskelt läbi üks maksimum on mingi tund aega, kuskil võtab aega kogu laadimine. Mis siin küljes on? Laadijapistik paistab seal all, eks ole? Jah, siis siin all on ka mälukaardipesa, kuhu käib siis mälukaart sisse. Ilma mälukaardita seda seadet kasutada ei saa. Et selles suhtes on Sony nagu edasi läinud, et kui vana PSP-d sa mängida said, aga sa on mängu savinguid teha, siis praegusel hetkel uue konsooliga sa ei põhjus mitte midagi teha. See mälukaart on standardne või mingi uus süsteem? Täiesti uus. Suurused on 4, 8 ja 16 giga. Sony ikka armastab mingid uusi asju teha muud ka. Millegi pärast küll, jah. Ma ei oska öelda, miks. Ju nad tahavad siis igalt poolt raha saada. Aga see on täiesti teistsugune mälukaart, et ühtegi sihukest mälukaart ei ole, et tuleb osta PS Vitale konkreetne spetsiaalne mälukaart. Lubatud on, et SanDisk saab ka selle litsentsi, et mingil hetkel tulevad ka siis SanDiski kaardid nii-anda müügile. Okei. Selle mälukaardi peal on siis eelkõige mängud või ma saan aru siis kogu mingid tema... Kogu muu asi, mänguseevingud, update'id, kõik asjad tõmmatakse otsa siia. Ja ilma kaardita lülitad sisse? Ei saa põhimõtteliselt mitte midagi teha. Boonusena on juures, et kui vana PSP-l on meil üks ainuke joystick nupp, siis seekord on 2 tükki joystikuid ja ülejäänud on põhimõtteliselt on sama. See PS nupp, start, select, ristid, ruudud, 3 nurgad ja siis tavaline nulte oma. Ja üleval on left ja right trigger ja siis on heli tugevaks, vaiksemaks ja sisse välja üks nupp. Siin klappide taga on ka veel midagi tal peidus, jah? Jah, et siin on siis
see mängukaartide koht, kuhu käivad mängukaardid. Mängukaart on veel nüüd omakorda üks kaart. Jah, see on see, kus peab nagu mänge. Väga segane business, ühesõnaga siin alla käis sisse mingisugune uus kaart. Uus mälukaart, kuhu salvestatakse mänguseevingud, pildid, mis saab kaameraga teed, nii edasi. Ja mängud ise on siis sellise pisikese kaardi peal. Mis on siis ka täiesti uued või? Jah, see on täiesti teistsugune kaardisüsteem järjekordselt. Kõige naljakam see, et meil on seal mingi mängud on laua peal, need on nüüd konkreetselt promomängud, aga mängud hakkavad ilmuma sama suures karbis, nagu on PS3 ja siis on üks mingi sisend veel, ma ei ole siiamaani aru saanud, mis sisend see on. Mingi asi see on. Nii et saab ühendada teda kusagile veel. Ja, arvatavasti siia tuleb siis juhe, et ma saan teda telekaga konkreetselt ühendada. 2 kaamerat, üks on siin ees, teine on siin taga, saab fotosid teha, filmi. See tema opsüsteem, kas siin on ka täitsa mingi oma või? Jah, täiesti oma opsüsteem. Aga mis me siin latrame sellest, vaatame paneme ära kohe, kuidas süsteem toimib siis. Kui ta karbist välja võtta, sa ostad ta, siis see üks mälukaart on siin kohe kaasas, eks ole? Ainult praegusel hetkel eeltellides saab 4-gigase mälukaardi tasuta kaasa. Pärast eeltellimist ehk homsest kuupäevast alates peab juba konkreetselt ise selle mälukaardi juurde ostma. Nii et põhimõtteliselt sa ostad ta täitsa nii, et seda pisikest kaarti ka ei ole või? Sa ostad ainult blank konsooli. Ainuke, mis sa saad, on siis konsool ise, laadija. Natuke nagu kuritahtlik, sa ei saa üldse seda siis kasutada ju? Põhimõtteliselt küll, jah. See on Sony poliitika, et kui me vaatame ajaloost tagasi, siis ju PSP tuli alguses oli ka. Sul oli kott oli olemas, kui esimene PSP tuli, laadijad, USB juhtnud, kõik asjad olid sul kaasas. Tänapäeval ostad PSP, saad ainult laadija kõrvale ja sellega kogu muusika. Ei, muidugi, aga teistpidi lihtsalt on kummaline, et sa ostad ikkagi suhteliselt kalli ja eksootilise vidina, mida sa ei saa nagu üldse kasutada, et võiks ju olla seal karbis siis kas või mingi sümboolse mahuga mingi pisikene kaardikene. Jah, kas või näiteks 4-gigane, mis jaehinnas maksab 20 eurot ümarguselt kuskil. Nii et tegelikult siis ongi see, et ostad selle konsooli, siis arukas müüja ütleb kohe, et stopp. Kaart tuleb sul kaasa. Jah, et tegelikult müüja ülesanne on see, et see kaart tuleks kohe kaasa müüa, muidu lihtsalt on kliendil pettumus, läheb koju, midagi teha ei saa ja tuleb pettumusega poodi tagasi. Just. Ja see 4-gigane kaart siis oligi 20 eurot, nagu sa ütlesid. Jah, 19,9 eurot. Ja siis on veel 8-gigane ja 16-gigane. Aga opsüsteem näeb talle siis selline välja, et kõik asjad, et kui vanasti oli see, et oli rivi ja siis üleks alla hakkas jooksma need erinevad valikud, siis siin on niisugune mummudega kõik asjad tehtud. Alguses on kohe siin olemas PlayStation Store, mis praegu veel ei tööta, homsest hakkab tööle. Trofeed. See tähendab seda, et homsest hakkab ta tööle siis nüüd mitte Euroopas ja US-is ja Jaapanis ta konkreetselt töötab praegu. Aga Eesti regiooni tugi endiselt on selline... Ei ole Eestit seal, jah. Tuleb teha, pigem soovitan teha Soome account. Siis on veebibrauser siin olemas, fotogalerii, saad pilti teha, mingi friends list on täiesti olemas, Nier peaks olema siis uus ja huvitav PlayStationi Facebook, nii-öelda. Siis on trofeed, on nüüd PSP-le juurde, õigemini siis PS Vitale juurde toodud, et vanal PSP-l ei ole neid, PS3-l on need hästi populaarsed, inimesed korjavad neid. Siis järgmisel lehel on muidugi muusika kuulamisprogramm, videote kuulamisprogramm, remote play, ehk siis on võimalik ühendada konkreetselt PS3-ga see settingud, Google Maps, et saad kasutada kui GPS-seadet, kasutab siis seda sama süsteemi, mis iPhone ja teised nutitelefonid, ehk siis kas läbi 3G või Wi-Fi. Positiivne on see, et on multitasking, kõik programmid on siin üleval näha, et kõik programmid jooksevad niimoodi, et üles alla saab siis oma ikoone, mänge ja siukseid asju panna. Ja siis paremale liikudes siis jooksevad need programmid, mis sul konkreetselt hetkel seisub avatada. Aga kui sa nüüd avad midagi, Võtame siin näiteks mängu lahti, nüüd on meil mäng on ka all lahti, vajutame seda PlayStation nuppu, nüüd on põhimõtteliselt taustal jookseb sama. Ma saan valida siin midagi muud, näiteks jäin mängu sätta, lähen veebi, otsin veebist informatsiooni ja saan kontinuega lihtsalt mängu uuesti tagasi minna ja rahulikult sealt, kus ma pole, nii edasi jätkata. Isegi nüüd, kui ta ka välja lülitada, siis kõik see nagu kehtib ja? Jah. Siin saab siis määrata see, et kui kiiresti ta nii-öelda selle standby mode'i läheb, millal ta selle ekraani nagu välja lülitab. Kasulik on see välja lülitab. Võrreldes nüüd vana PSP või 3DS-iga isegi, siis tegelikult on mängudega on ikkagi päris tugevalt edasi mindud, et ühendatud on nii see puutetundliku ekraanisüsteem, nii all kui üleval, kui ka siis nuppudega, et see on nagu väga põnevalt on lahendatud. No mõni näide? No paneme siin selle
ühe vast minu kõige lemmikmängu, mida ma olen siin, mille taga ma olen tunde veetnud. Oleme selle tööle. Mängu nimi on Little Deviants. See tuleb ka samamoodi 22 veebruar kohe müüki, ehk homme. See on siis rohkem lastele suunitletud väga lustakas mäng. Ja siin saab siis konkreetselt juba näidata nii-öelda. Segan korraks, kuidas see heli nivoodel on või kuidas on kõlarid on, et kas siit isegi täitsa on kosta ikkagi. Ja. Väga korralik. Et esimene mäng kohe nii-öelda näitab meile neid võimalusi, mida siis alumine puututundlik ekraan nagu võimaldab. Ja samamoodi siin mängus päris palju kasutatakse ära siis seda gyroskoopi ja seda, et siis ruumis ringi liikuda peab mingi putukaid laskma, kes siis samal ajal taustal nagu ringi liiguvad. Seda saab kohe näidata siin ka? No esimene on see alumine puututundlik osa siis. Algus lustakas video. Mina olen siis elukas ja minu ülesanne on see elukas siis juhtida võtme juurde ja pärast võtme saamist siis vastavusse auku. Aga selleks, kuidas elukat juhtida, niimoodi ei saa seda teha. Nii. Vaid me saame näpuga alt nii-öelda seda maastikku nagu nii-öelda mõte pole paha muidugi üldse kusjuures. Ja iga leveliga läheb asi nagu järjest keerulisemalt. Et on väga naljakalt tehtud. Et siin, kui siin näiteks selle eluka vastu minna, proovin nüüd, siis elukas teeb mulle haiget. Elusid korjata. Ma saan järgmise lähe. Et see on nagu üks võimalus, siis võtame selle, kus me saame seda lendamist proovida. Et sama näiteks selle Unchartedi puhul on ka, et sul on köit mööda on võimalik nagu ronida kahte pidi, et üks võimalus on siis see, et sa ronid nagu traditsiooniliselt nuppudega või siis tagumist seda puututundlikku osa liigutades siis näiteks ülevalt alla, siis ta ronib ülesse poole, alt ülesse, siis ronib allapoole ja nii edasi. Et siin nüüd hakkavad kohe ekraani peale tekkima sitikad. Ja praegu siin ei ole. Ja nüüd nad liiguvad. Mängu kinnipanek on ka, et kui ta teab tausta lahti, siis alati ju taustal jooksvad asjad võtavad ressurssi, siis kinnipanek on hästi lihtne, siis nurgas peame lihtsalt taga ja programm on kinni. Niimoodi saame ükskõik mis asjaga teha. See kasutajaliides näeb välja päris selline sujuv ja ilus, et midagi kuskil ei haki ja ei väga sükke. Vaatame siis näitame seda Unchartedid ka, mis on alati kõige populaarsem mäng, mida kõik tahavad osta. PS3 peal on Uncharted väga popp. Siin saab alguses kohe näidata, et kuidas nii-öelda kogu see süsteem on üles ehitatud, kuidas saab tegelikult selle puututundliku ekraaniga nii-öelda ronida, ilma et sa peaksid ise muid asju kasutama. Kas siin toimivad ka, ütleme, niisugused vanemad siis sama PSP mängud ja mingid... Sony on lubanud, et alatasti nad tulevad nii-öelda PlayStation Networkis tulevad müüski eraldi, aga sa pead nagu eraldi ostma. Ikkagi pead uuesti ostma, eks ole. Plaadilugejat ei ole. Ja ma mõtlen, et praegu ka ju PlayStation Networkis siiski said sa ka vana PS-i jaoks nii-öelda või selle PSP jaoks ikkagi osta ka mänge ju ilma plaadita versioone, eks ole. Et siis ikkagi pead uuesti ostma. Midagi räägitakse, et tuleb ka nagu võimalus kuidagi lunastada nii-öelda oma. Okei. Nüüd siin saab näha, et tegelikult on see pilt on ikkagi väga ilus. Et jõuduse poolest on Sony saanud ikkagi väga hea konsooli kaotama. Kas sina kui mänguspetsialist, kuidas see Uncharted tundub siin, et PS3 peal ta ikkagi on ilusam või on ta... Graafilise poole pealt on kindlasti PS3. Ikka on vahe. Jah, vahe on sees, aga see vahe on tegelikult on suht väike ikkagi. Et siin näiteks on nüüd
annab mulle õpetused, kuidas nagu ronida. Et ma saan näiteks siin praegu ronin nuppe kasutades. Nii. Tegelikult ma saan teha niimoodi. Okay. Näitan talle raja ette, kuhu ta minema peab. Aha. No võib-olla mängu suhtes nagu mugavam vist nuppudega või? Kuidas kellegi, et isegi minule meeldib isiklikult praegusel hetkel selle touchscreeniga tunduvalt rohkem, et mõningaid asju ma kasutan, et siin saab näiteks konsooli kallutades, hüppame. Okay. Et ma saan talle nagu hästi pika raja nagu ette anda. Ta läheb rahulikult. Me ei ole rääkinud, palju see nüüd maksab. Tavaline Wi-Fi versioon on homsest alates jaemüügis on siis 269 ja 3G versioon on siis 319. Et kõik inimesed, kes eeltellisid, said selle natukene soodsamalt. Vahe on päris suur. See on 269 ja 319. 319. 319. Jah, vahe on 50 €. Ja, just. No kuidas sa siis hindad siin, konkurendid on ka laua peal, et kas homme toimub nüüd poodides siuke trügimine? Ma arvan kindlasti esimesed inimesed, kes on eeltellinud, selle tahavad kõik kätte saada sellega, et tegemist on ikkagi väga hea mängumasinaga. Et ta päris tahvelarvutit kindlasti veel asendama ei hakka. No ta peaks ju mängude mõttes olema parem. Ta mängude poolest ta on väga hea mängumasin. Just. Palju siuke keskmine hea mäng Uncharted palju maksab? Uncharted on 56,9 €. No ütleme, eks see on muidugi täitsa kui eraldi teema ja filosofeerida võib ju pikalt, et kas sellises tõmbame mängu nii-öelda tüüpi maailmas nagu sellisele asjale nüüd sellisel kujul kohta on, et nagu ilmselt kui PSP tuli välja, siis oli nagu maailm natuke teine on ju. Et täna on just see koht, kus tüüpi mingid Angry Birdsid ruulivad on ju. Et kas see koht, kas sellisele konsoolile, kus sa ikka ostad kaardi, milles sa maksad siin 60 € ja ma arvan, et see koht on ikkagi olemas, et kuna Angry Birds ja need on ikkagi siuksed lihtsad ajaviitemängud, mis on mõeldud rohkem inimestele, kes mängivadki võib-olla väga harva, kellel ongi seal bussisõidus, lennukis lennuvad, see on natukene aega, viidavad oma aega seal lõbusalt Angry Birdsi või mõne muu sotsiaalse mängu taga, aga see masin on konkreetselt mõeldud ikkagi siukestele tugevatele mänguritele, kes tahavad ka, et aeg edasi liiguks, et sul taskus oleks ka võimalikult hea graafika, ilus pilt ja nii edasi. Et vaadates ikkagi müüginumbreid, siis ju see aasta, eelmise aastaga võrreldes on ikkagi 3DS-i müük on päris tugevalt tõusnud, PSP-sid müüakse siiamaani väga hästi ja samamoodi ma arvan, et Vital on ka oma kohta hästi olemas. Ma nüüd ei oska võrdluses panna, et kumb siis tegelikult lõppkokkus parem on, et kas 3DS või siis PS Vita, et selle üle iga mängur siis otsustab ise, et mõlemal on omad head mängud olemas, oma head küljed. PS või 3DS-i võib-olla kõige suuremaks eeliseks mina pigem pakun seda, et mul on võimalik mängida vanama põlvkonna DS-i mänge sul peal ilma mingi probleemita. Siin on kõik süsteem ja kõik on uus, eks? Jah, et mul ei ole võimalik näiteks PSP mänge sinna plaadilugejasse panna, et kuna siin plaadilugejad konkreetselt ei ole. Saadaval on erinevaid värve ka või? Ei, praegusel hetkel ainult must. Kuigi ma arvan, et mingil hetkel kindlasti tulevad erinevad värvid ka. Aga mis siis ikka? Tahad sa midagi ilusat ja julgustavat öelda mängusõpradele veel lõpetuseks? Kellel huvi ja praegusel hetkel ostu veel tehtud ei ole, siis tulge homme Rocca al Maresse. Homme 23. ja 24. näitab Rocca al Mares seda konsooli. 25. näitame Lõunakeskuses Tartus seda konsooli. Ja juba järgmisel nädalal oleme nii Ülemistes kui Rakveres ka saadaval. Tasub läbi astuda ja näha, millise konsool konkreetselt välja näeb. Kõik need mängud saab ise proovida, jah, võtan kõik mängud kaasa, mis võimalik ja saate kõik käpa külge lüüa nii Unchartedil kui siin Little Deviantsil või mõne muul mängul.